Tänane evangeelium on Markuse evangeelium 6. peatükk 1-6 salm. See slaid, mida te näete, see on Naatsareti linn, nii nagu ta täna välja näeb. Sel ajal, kui Jeesus sinna läks, sinna oma kodulinna, siis see oli rohkem väikse küla moodi, aga täna ta on päris suur linn. Aga lähme nüüd evangeeliumi sõnumi juurde. Ja Jeesus lahkus sealt ja tuli oma kodukohta ning ta jüngrid tulid temaga kaasa. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis. Ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud. Kust on temal pärit see kõik ja mis tarkus see on, mis talle on antud, ja sellised vägevad teod, mis tema käte läbi sünnivad. Eks tema ole see Puusepp, Maaria poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend. Ja eks tema õed ole siin meie juures. Ja nad said pahaseks ta peale. Aga Jeesus ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit vähem, kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põdeja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale, ja ta pani imeks nende uskmatust. Aamen. Meid kõiki seovad meie kodukohaga nii kahetised tunded. Et ühest küljest need lapsepõlve mälestused võivad tekitada teatud heldimust, aga teiselt poolt ka võivad olla väga vastuolulised või isegi valusad mälestused. Ja kui me lisame veel selle kaasaja elukogemused, kui näiteks klassi ees seistes perekonnast või kodust rääkides, võis oletada veel 20 aastat tagasi, et vähemalt pooled lapsed on, et neil on vanemad. Ja tavaliselt sellises paremas koolis ongi niimoodi, et neid terveid peresid on nagu rohkem, kus lapsed tulevad. Aga täna on nende hulk võib-olla vähenenud juba, kellel on terve pere, kolmandikule. Tegelikult nagu elus veelgi on ta veelgi väiksem. Ja mis mälestused on siis need meie kodust? Kas need on seal uuel põlvkonnal sellised mälestused, et isa ei olnudki? Või kui isa tuli, siis ta oli purjus ja peksis lapsi. Või on need mälestused, et isa tuli, ta oli kaine küll, tõi alati raha, aga siis ta läks jälle kauaks ajaks ära ja teda ei olnud näha. Ja ema kasvatas põhiliselt. Eks need mõisted nagu ka eile paljud meist jälgisid, ka pildiraadio kaudu, mõned meie inimesed olid ka Tartus vaimulikul laulupeol ja selle motoks oli Maarjamaa, Isamaa. Ja see moto nagu tekitas inimestes, ma vaatasin kommentaatorid seal sotsiaalvõrgustikes, osad nagu ilmalikud inimesed nagu naersid selle üle, ütlesid, et niisugune naljakas moto, et Maarjamaa ja nüüd on ka Isamaa ja et nad nagu ei jõudnud kohale, et mis asi see üldse on. Ja siin oligi nagu kaks sellist kaunist mõtet, et ka soovitud kokku panna ja eks nad ongi kaunid mõtted, aga tegelikkus on raskem ja palju realistlikum. Nüüd, kui lugeda seda sõnumit, mis ma lugesin algkeeles, siis see kodukoht on tegelikult on isa kodu, võiks ütelda, või isa linn. Linn ta ei olnud, ta on nagu isa külakene. Aga kui mõelda Jeesusele, et mis tähendas isa tema jaoks? Et siin oli mainutud, et ta on Puusepa poeg, aga Puusepa nime, et mis nimi, ei öeldakse ema nimi. Ja üldiselt piiblist võib seda täiesti niimoodi näha ja välja lugeda,
et Jeesus oli väga varakult oma isa kaotanud. Et kui palju nüüd isa neid tegelikke puusepa tööoskusi oma pojale suutis edasi anda. No 12-aastani nad olid veel, eks ole, oli isa olemas, seda templis käimise loos saame teada. Aga sealt edasi ei ole meil andmeid. Et see pilt, mis on ju väga ja kaunis pilt meie ees, see võib olla ka väga petlik, et niisugust toredat nooruslikku isa ei olnud Jeesus elus. Et mõnes ilmselt Jeesus koges seda, mida paljud tänapäeva noored kogevad, et isa ei olegi. Või isa on varakult surnud või isa on kuskil ära kadunud. Reaalselt teda ei ole nagu nooruses, et see oli ka Jeesuse elu kogemus. Et ta ju teises koha peal ju ütleb niimoodi, et ärge ütelge üksteisele, et isa. Ma olen üks taevan isa. Ja kindlasti ka selles mõttes peegeldub mingisugune selline sisemine Jeesus selline sisemine tunnetus, et see maiste isade asi, see kuskil lõpeb ära. Aga kujutage ette nüüd väikene kogukond, kus on ühel perel isa ei ole, sest ta on nii väike, seal juhtub see, mis ikka juhtub, et see kogukond hakkab kasvatama. Ja kogukond hakkab näitama poisile, et ära jookse üle muru, ära tõuka kedagi. No, kogukond arutab. Me näeme, kuidas seal väikses Vaao külas kogukond ja terve Eesti arutab, et mis seal kõik juhtus. Missugune laps, millist last tõukas või mis keegi midagi ütles. Et see on nüüd see asi nagu laieneb see mõte. Ja on veel üks mõttekäik, kas keegi teie käest veel küsib, et kes oli teie isa või mis ta tegi? Millal keegi küsis, et kes oli teie isa? Slaavi kultuuris on isa nimi väga tähtis. Selle tõttu nõukogude ajal oli alati isa nimi ka meil ikka kuskil olemas. Aga see on huvitav, et tänapäeval, kui perekonnaameti neid dokumente täita, siis see avalduse, ma nüüd annan instruktsiooni noorele paarile, et avalduse juures keegi ei ole ühtki punkti isa nime kohta, aga ma pean ikkagi küsima või vähemalt andmebaasist järele vaatama, et mis isa nimed on, et ta ikka veel on vajalik kuskil. Aga reaalselt me ei küsi niimoodi enam. Me ei küsi ka seda mitte, et kes su ema oli või mis ta tegi. Aga mida me küsime? Me küsime, kus koolis sa käisid? Kus sa praktikal olid? Me tegelikult selle isa kohale on tulnud nagu need koolid ja praktika ja seesama selline sotsiaalne keskkond, mis meie nooruses kujundas ja on võtnud selle isa positsiooni. Nii et need rollid ja institutsioonid küll vahelduvad, aga nüüd see teema, mis siin kuuldud evangeeliumis kõlas, tegelikult jääb püsima. Ja see teema on omapärane sellepärast, et vaata, suur tarkus ajab targutama ja ka rumalaks isegi ja nagu ei taba ära. Et kui seda kuuldud sõna nagu lugeda, siis eriti targad on öelnud, et see ei saa olla üks lugu, vaid siin on ilmselt kaks allikat. Et üks allikas ütles, et nad olid vaimustatud ja vapustatud ja hämmeldunud Jeesuse tarkusest ja vägevatest tegudest. Ja teine allikas räägib sellest, et nad arutasid, et ta on ju siin Maarja poeg ja me tunneme neid ja ta Puusepa poeg ja
kus see tarkus tal üldse on, et see ei saa võimalik olla. Ja siis tuleb see Jeesuse hinnang, et no prohvet ei ole oma kodukohas üldse tuntud. No, aga tundub, et nagu vastuolu. Aga tegelikult just siin selles kahes nagu erineva arvamuse lõikepunktis see tänase evangeeliumi keskne sõnum ongi. See hämmeldus ja tõrjuv hoiak järgnevad üksteisele. Alul räägitakse hämmeldusest, mida Jeesus, see kodukoha inimesed tundsid, kui nad kuulsid tema sõnu, seda tarkust, mis tal oli, ja nägid ta imeseid. Aga juba järgmises salmis öeldakse, eks tema ole see Puusepp, Maaria poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juude ja Siimona vend. Ja eks tema õed ole siin meie juures ja nad said pahaseks ta peale. Mis ta tuleb siia õpetama? Me teame küll, kes ta on. Ja vaadake nüüd, noored kristlased, noored, kes te olete just usuteele asunud, kui ma ütlesin ennem, et see kodukoht või kodu on see enamasti see proovikivi. See esimene proovikivi on elus veel teisi proovikivisi ka, aga oma kodu seal väga palju varjata ei saa, kes sa oled. Ja kui sa tuled kaugelt maalt ja kui sa tuled ristimiselt ja sa oled usklikuks saanud ja teate, see on niisugune tohutu üllatus, see on tõesti nagu tuleks Ameerikast või Austraaliast. Nüüd tükk aega ära olnud, nüüd tuleb, no ja mõtle, mis ta kõik räägib. Räägib, et mu elu on muutunud ja mis Jumal kõik minu elus imet on teinud ja nüüd see, no ongi hämmeldus, aga samal ajal hakkab see kohe see väike seltskond, see koduküla, see kodukoht, nad hakkavad, sugulased hakkavad ka kohe arutama, aga me teame teda ju küll. Juba lapsest peal oli tal mingeid selliseid imelikke kalduvusi. No Jeesuse kohta võiks öelda, no siis tuleb kohe meelde, et vaata, kuidas ta seal templis 12-aastasena, ja kadus ja läks ja vanemad otsisid 3 päeva taga ja no, mis poiss selline on, täiesti üleannetu poiss. Ja lõpuks väidab ka, et see ongi minu isa koda, et siin ongi mu õige koht. Et sellised imelikud seigad ka lapsepõlvest tulevad meelde ja läbi nende nagu inimesed, läbi selle prisma nagu võtavad ära selle suure ja ilusa ja lõpuks jääb järgi uskmatus ja Jeesus ütleb, et imestab, et no ongi uskmatud. Aga no natukene sai ikkagi imetegusi teha, et mõned imeteod ikkagi juhtusid, kui ta käsi peale pani, aga palju ei saanud teha, sest see niisugune eelarvamus ja uskmatus ja see kõik nagu summutas selle ära. Täna otsisin nagu sellist pilti oma suurema siia, teile seda ei pannud, aga sellise suurema avalikkuse ette, kus on potentsiaalselt mul 4000 vaatajat ja leidsin ühe huvitava pildi. Laululaval, kus on, mida me tunneme Tallinnas, lauluväljak, laululava, igamine uhke laulukaar, kus iga 4 aasta tagant ja vahepeal on ka laste laulupeod ja suured üritused on. Aga igal suvel on seal ka õllesummer, seal sama koha peal. Ja see õllesummeri nii-öelda see lava ehitatakse täpselt vastupidi. Ütleme, kui laululava on siin, suur ja uhke rahvuslik sümbol, ja siis siin vastas on selline must telkputka ja rahvas istub nüüd sinna koori koha peal ja siis siit nüüd müristavad need õllesummeri omad, kes seal laulavad. See pilt on nagu mingis mõttes just see pilt, et see kohalik väike kogukond lõpuks ikkagi
need suured üllad rahvuslikud ideed ja laulukaared, need kaovad ära ja lõpuks see paneb oma väikest õllejoru sealt vastu. Ja see rahvas, kes seal on sellest ka vaimustatud. Ja läbimüük on suur. Vaat see on mingi niisugune pilt, millega me ka elus nii või teisiti kokku puutume. Kirikus meile tundub, et on tõesti hea sõnum, sellega võiks nagu oma elu ja teiste elu on muidugi veel kergem muutuda ja maailma võiks muutuda, aga siis tuleb korraga üks niisugune vastulava sinna, kes ütleb, et me teame küll ja me teame kõik need asjad ja üldse meid huvitab ainult see meie oma elu ja asi siin. Ühte asja, siin mitut asja, mida tuleb tähele panna, et Jeesus läks oma jüngritega kodukohta. Vaat seda situatsiooni ta ei vältinud. Kui me ütleksime, et see on halb situatsioon, et hoia sellest üldse eemale. Ei ole. Vaid tema oma jüngritega läheb sinna, need tema õpilased on seal kaasas, nad õpivad ka seda tundma, et nende õpetajad teatud mõttes nagu alandatakse, et see õpetaja meelevald kahaneb sellises olukorras, sellises sugukondlikus, perekondlikus isade maailmas, kus kõik on targad ja võtnud omale erilise hindamispositsiooni. Ta läheb sinna ja ka need tema oma õpilased saavad ka selle õppetunni. Aga ta ei jää sinna. Ta annab ka hinnangu sellele, et Naatsaleti inimesed, et neil on uskmatus on nende südames. Nad ei näe seda Jumala suurust ja augu, vaid on uskmatus. Ja siis on öeldud, et ta läheb edasi ja teeb oma imetegusi ja kuulutab ja nii. Aga kui Jeesus on oma töö lõpetanud, kui ta on juba üles tõusnud ja enne kui ta taeva läheb, ta ütleb, see on Apostlikude raamatu järgi 1. peatükk 8. salm ütleb, te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Te peate olema minu tunnistajad, kallid mehed, vennad, te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas, Samaariamaal ja ilmamäärteni. Eile ma sain ka natuke targemaks seda mõtet, ma ei ole veel kuulnud, aga vaatasin ka selle kristliku laulupeo eel oli seal selline missionitelk ja seal keegi ettekandjates ka seda kirja kohta tsiteeris ja ütles, et see ilmamäärteni juutide mõttes ei ole mitte et maailma äär, et nagu vanasti mõned arvasid või paljud arvasid, et maailm on, siis on seal äär ja kui sa sealt veel edasi lähed, siis kukud üle ääre. Et lapiks selline maailm. Me keegi ei ole üle ääre kukkunud, aga see mõte, mis nüüd seal sai välja öeldud ja millel on ka oma selline vaimne tähendus küll olemas ja oli see, et see maailma äär juutide jaoks ei olnud midagi muud kui Rooma linn. Rooma linn, et kui sa oled jõudnud siit, see on kaugel kuskil, kui sa oled jõudnud siit kuskilt Galileast, oled jõudnud juba Rooma linna, mis on maailma pealinn, siis sa oled jõudnud ka kõikjale juba. On tabatav see mõte, et kui ma juba New Yorki olen jõudnud, siis on juba kogu maailm, et on seal juba, kõik on minu nagu jalg ees. Ei ole võimatu ja vihje oli ka sellel, et keegi kohe ka telgis küsis seda küsimust, et kust te selle võtate ja seal see, kes vastas, ta ütles, et Makabeide raamatut loete, et sealt tuleb välja, et seal on kui juudid võitlesid süürlastega, siis nad ootasid roomlaste abiga ja see pidigi maailma äärelt tulema. Et kuskil seal maailma äärel on mingi Rooma riik, kes tuleb ehk appi, aga appi tuli küll, aga sai uus okupant.
nii nagu meiegi oleme seda siin väikse rahvana kogenud. Aga tuleme siia tagasi, et Jeesus läheb oma jüngritega kodukohta. Meil ei ole ka midagi muud, kui läheme ikka oma kodukohta. Nende suhete keskele, mis on head, võib-olla mis on ka valulised, võib-olla täna nad ei ole nii halvad, aga kui vaatame tagasi, seal on niisuguseid valulisi kogemusi. Võib-olla meie vanemad ei mõistnud meid või üks laps, õde või vend oli rohkem eelistatud kui meie, aga see on valusa haavana meie südames. Võib ka olla väga helgeid mälestusi. Kõik see on seal olemas. Seal ka meid alati ei mõisteta. Aga, ja teatud uskmatus on ka meie suhtes. Et teistel on nagu kergem uskuda. Et kui me nagu siin ka aasta alguses 4-5 pühapäeva, kuidas kunagi kutsume võõraid jutlustajaid, aga ka sellepärast, et inimestel on oma inimestel, mitte võõrast, kes külalised tulevad, vaid oma inimestel on nagu kergem uskuda vahest seda võõrast häält. Et öeldakse, et oma toa keella sa ei kuule. Et tuleb teine, siis hakkad kuulama, et mis ta siis räägib. Aga sellest tuleb pidevalt läbi minna. Aga just nimelt, et Jeesus ei jää sinna ka pidama. Ta ei kaota seda suurt kutsumust, mis temal on. Meie tegelik kutsumus on ikkagi avaram. Jõuda ka teiste inimesteni, teiste kodudeni, teistesse linnadesse, teiste rahvaste juurde, teistele mandritele. Ja see ongi see, mis ristiusu on muutnud selliseks üldiseks, universaalseks. Meie ei ehita mingit rahvuslikku ebajumalat siin rääkides üles, vaid see on kõigile inimestele, kõigile rassidele see sõnum, mida Jeesus kuulutab, päästeks ja õnnistuseks. Ja mul on hea meel, et meie Brasiilia sõbrad on täna jälle meie keskel ja see ongi see Jumala perekonna elu. Ja mis ka iiale juhtuks, läheme suves edasi, vennad ja õed, läheme koos Jeesuse õpilastega, läheme koos temaga ja õpime. Ärge siis jätke järgmist õppetundi vahele, kui pastor on puhkusel. Vaid ikka iga kord me õpime midagi, mida Jeesus teeb, kuhu ta läheb, mis ta seal ütleb, missuguse imesi ta teeb, missugust tarkust ta räägib. Aga see on meile vajalik, et meie saaksime oma kutsumust ja läkitust saaksime teostada. Nii et see taevast Isa austaks. Aamen.